vanaisa korjab kuivikut ja hoiab kana, ei tohi visada ära leiba. Nii, aga nii, kas see kõik? Ma arvan, et meil on ikka tuleb. No ma arvan, et kui on võimalus istuda, siis panna. Aga meil on kaasas ka pidimesi väga tore. Kaasas ja kõik kuivukuld oli kaasas. No võib teha nii enam, et tee pärast töötame. Teeme pikka töö. Väga hea, õige. Ei ole mikka töö. Kas ma tulen paikata nii võtab just? Vana inimene, vana rikas inimene elas kuskil saarel. Tal oli palju kala ja lambaid oli. Rikas inimene ja tuli kurat, ütleb, kuule, vanaisa, kas sul ordenid on see? Ei ole. Kuidas nii? Vana inimene, rikas inimene, aga orden ei ole aus. Loomulikult ei ole aus. Ei anna. Ta vaatas, selline plaan, et kuskil Ameerikas on konkurss, kellele kõige paksem lambad ja kohe annavad ordenid, kohe. Ja tema ütles, kuule see. Vaata selline tehnika, pani kinni oma lambad ja pani sõrdi Putinat söövad, see lähevad paksud ja kuule, see ei ole moraalne. See on moraalne, ei ole moraalne. Ordentaal ta on, moraalne ei ole moraalne. Ja kui oli kontakt kuuratiga ja siis vana isakene läks alla. Selline tehnika. Ja tema eest palvetab lapselaps. Ja see vana isa, miks sinna küsutab meie lambad, kas sul häbi ei ole? No see vana isa oli traditsionaalne kultuuri inimene, see pane su kinni, sinna ei saa aru, mis siin toimub, vaata, missugune ilusad lambad meil on, missugune orden, mille varsti saan kätte. No ja tema palvetab, aga tuli kurat ja tõi ordenit, selline tragöödia. Ja siis lapselaps palvetas Jumal, see päästi meie vana isa, tema ei ole kuri inimene, lihtsalt natuke see hullud inimene, aga tema ei ole paha inimene, tema kogemata, tema ei tea, mis tema teeb. Ja praktiliselt kõik inimesed teevad viga, aga oluline, et inimene parandab oma viga. Ja kui tema parandab oma viga ja kui teised inimesed palvetavad tema eest ja siis loomulikult kurat tuleb tagasi, peitab oma relvad ja kõik lõpeb hästi ja vanaisa ütles, ma ei taha rohkem ordenit, ei taha mitte midagi, ma tahan koju. Nii, läks koju. Nii, ja pärast, kui tema suri ära, kui me räägime kompositsioonist, põrgu mina tegin see Dante Alighieri komeedia järgi. Miks Dante, mul väga meeldib see Dante komeedia, sellepärast tema võttis inimene, kui tal oli probleemid, näitasid kõik 9 ringi põrgu ja ikka näitasin paradiis. No, tal oli Beatrice, ilma naisele ei saa midagi teha, aga alati kõik lõpeb hästi. Ja mul meeldib selline idee ja rohkem osa, mis me teeme, raamatud ja teised asjad ja kontrollime, et näitame, mis on paha, aga ikka näitame, et kõik lõpeb hästi.
no see tõmbame üles ja siis kas ei saa tuid. No tuid ei ole, aga ikka selline plaan. Nii. Ja teine kompositsioon, mis siin silma paistavad asi, see surmutants, see klassikaline kompositsioon, muusika võtab. Kui sellised proovad ja härra tuli ja siis kohe Ingrid tulevad välja, näitavad ennast, näitavad, tervitavad, tere, tervitavad ja pärast peitavad ennast. Ja siis oli plaan teha muusika, oli plaan teha rõimuoda Beethoveni, ei tuli välja rõimuoda, tuli välja bam-bam-bam, aga ikka kõik. Ükskord mul nagu ennast tapija. Nad teevad patu. Siis tagasi kolmas koorus on see kalligraafia klass, kus me hakkame töötama. Kontrolli, kas kõik on korda. Mušafu. Anatoli, kas see tuleb ülevalt alla ka või? Kas see kohe tuleb ülevalt alla ka või? Kas see tuleb alla ka? Kardame. Ei. Lihtsalt oli igav, vaata, kui me teeme kõik, mis tema tahab. Nii, kohe mina panen natuke. Küpsitame kartulid. Ai. Mušavu! Tehnika, tehnika. Sitta sisse kohe. Minä nyt herran. Ja kirjutan luuletused, eestikeelne luuletused ja selle põhjad Eesti taimed ja loomad, kui nendel on küsimused, nad tulevad siia ja räägivad ja missugune probleemid nendel on. Ja Nestor tegid illustratsioonid ja tuli välja ka sümpaatne raamat ja meie kalligraaf, kui loomad juba ja taimed juba räägivad ja siis nendel oma käekiri ka ja tema mõtles välja see nende käekiri. Luuletused, fantastiline luuletused. Ingliskeelne tõlk on
No see trükitud raamat, meil oli trükitud 6 raamatut ja tavaline offset-trükis meil oli ka, pärast minu näitanud offset. Pühainimesed olid. Ja nende elu oli seotud loodusega. Ja päris kalender, iga päeval üks inimene. No sellepärast inimesed teevad ainult rohkem osa Franziska siiski ja veel paar inimesed. Nii. No see paber tehtud seenest. Seenest tehtud paber. Pette alla ei ole trükkinud. Jak. Mäletad, Jak Johans? Jah. Ja siis mina joonistasin nagu ingel sapaliga. No tema oli meie sõber. Nii, see on Neitsi Marja laul. Neitsi Marja laul, see esimene osa. Ja tulevad siia Eesti lapsed ja lapsed valivad konkreetne loom või taimed ja joonistavad, kas Neitsi Marja kaitseb konkreetne loom või taimed. Kokku lepitud, aga tema suri ära, järgmine kirjutab midagi. See ortodoksi kiriku Varfolomei, siin meie president kirjutas paar sõna, ma jätsin siin tühi koht, aga kirjutan midagi. Ja siis Luteri kiriku piiskop Urmas kirjutas paar sõna. No, Philipp kohalik piiskop ja tema kirjutab, kui kõik lõpeb. Pärast pagulased tulevad siia ja kirjutavad oma lugu. Ja miks ma teen selline asi? Praegu maailmas selline häda, et on ingliskeelne termin, mina ei tea, kuidas see raamatukogu saperid. Nad tsifreerivad raamatud ja falsifitseerivad raamatud. Ja kui me võtame Exupéry ja seal inimesed ei saavad aru, kas see väike prints või väike printsess, nii ja naa võib teha. Aga sellised raamatud ikka raske falsifitseerida. Siin on suur teema, nad joonistavad, lapsed joonistavad loomad, mis nad jätsid Ukrainast. Mina teen illustratsioonid, väike tüdruk, 13-aastane tüdruk kirjutas meil, mina nägin, kuidas tapivad inimesed ja mul on hirmus ja nii edasi. Et prognoseerime, et see tuleb fantastiline raamat, sellepärast, kui oli üks naine, õpetajad oli Islandist. Nendel president naine Islandi. Kuule, nad olid, kui meie lapsed teevad ja siis joonistavad meie presidenti ilusti naine nagu see pets. Somlased oli õpetaja, kuule, nad olid see. Mannergeimi saadame Ukraina, et ehitab, kuidas kaitseda. Selline plaan, et lapsed teevad oma raamatukesed ja siis teine lapsed tõlkivad, sellise tase nagu Snaiper. Inglise keeles ja tuleb üldse fantastiline. Võib-olla, kui häda, kirjuta, mis sa tahad. Kui häda tuleb tagasi, siis sinna tuleb, pane kinni, klepi kinni oma ümbriku sees ja mine pane seifi sees.
ja kui Heile tule läbi, siis sina võtad oma kiri tagasi. Aga kui ikka teeme, et nii. Oli Eesti lapsed ja mina näitasin see tõristajat. Kuule lapsed, mina ei tea, kuidas eesti keeles tõristaja nimi on. Ukraina keeles rohatšiv, vene keeles on uhvat. Ja lapsed, mõtleme välja, kuidas see tõristaja nimi. Ja oli päris palju variantid ja veidis üks tüdruk, kuule see potikali. Teeb kali potile. Kuidas? Ja kuidas potikali. Nii. Bodan! Muša po. Ja me tegime mutsuga põhijooni, et te võite käia. Et teised, kes tahab ka võite Nii, 14. On 14.